Tere õhtust! Täna siis jätkame Rooma sõjaväe loenguga ja võrreldes siis paari kuu taguse ajaga oleme natukene kindlamatel pindadel, või mõnekord sai rääkida ainult niimoodi teoretiseerivalt ja arheoloogiliste leidude põhjal, et mis toimus Euroopas pronksi ajal ja kuidas oli seotud Apeniini poolsaarega ja seal edasi liikuvate arengutega. Siis kui Rooma kuningriigi juurde tulla, siis meile tekivad juba juurde ka traditsioonid ja kirjalikud allikad, kuigi need on hilisemalt kirja pandud, mis annavad meile võimaluse siis kuidagi ühendada seda suulist pärimust arheoloogilise materjaliga ja võimalik luua siis natukene parem pilt sellest, mis toimus Itaalias ja Rooma riigi siis algsetel territooriumidel võrreldes varasemate perioodidega. Et kui nüüd vähekene mõelda eelmise korra peale, kui ma lõpetasin pronksi ajaga Apeniini poolsaarel, siis tolleks ajaks oligi siis poolsaar enamasti jagunenud ära nii, et Põhja-Itaalias olid jõudnud pronksrelvad, Lõuna-Itaalia oli domineeritud Kreeka keraamika poolt ja poolsaar ise oli siis jagunenud Apeniini kultuuri mõjusfääri. See on nagu laiast laastus saab öelda üks suur kultuurikiht, mis ulatus üle kogu poolsaare. Ja siis kui vaatame nüüd siis seda piirkonda Tiberi jõe ääres ja Latiumi maakonnas, siis too piirkond oli veel teise aastatuhande keskel samuti domineeritud sellesama Apeniini kultuuri poolt, aga aega mööda hakkas siis see piirkond muutuma, erinema sellest ümberkaudsest kultuurist ja kultuuriruumist. Sellele Tiberi jõe alale migreerunud latiini rahvad, kes olid tulnud väljaspoolt Itaaliat ja tegu oli Indo-Euroopa keeli kõnelevate kultuuridega. Et siis nende inimeste hulgas hakkas välja kujunema oma kultuur, mis on enamasti tuvastatav just arheoloogiliste leidude põhjal ja kuna see piirkond siis hakkas erinema matuse kombestiku poolest sellest ülejäänud aladest. Ja siis aega mööda hakkas seal välja kujunema ka siis niisugune kindlam tsivilisatsioon või asulad, kuigi sellel territooriumil, kust lõpuks arenes välja siis Rooma linn, seal veel 9. ja 8. sajandil oli tegu väga hõredalt asustatud piirkonnaga, kus olid võib-olla ainult mõned üksikud hütid Rooma küngastel, kuid samas oli tegu piirkonnaga, mis oli väga soodus populatsiooni kasvuks, kuna need künkad ümbritses niisugune sobiv territoorium, mis oli sobilik põllu harimiseks, ümberkaudsete küngaste jalamitel sai käia karja kasvatamas ja samas ka need Tiberi siis suudmes olevad soised alad, mis olid väga ebasoodsad inimasustuseks, kuna sealsed sähed levitasid kõvasti malaariat, siis need kõrgenikul asuvad külakesed jõe suudmest eemal oli igati sobiv koht, kus saaks kujuneda üks linnriik, mis siis umbes aastaks 800 enne Kristust ka toimus. Nüüd, kuidas kogu see protsess täpselt aset leidis ja milline see Rooma kuningriigi areng välja nägi, selle kohta kindlaid andmeid meil ei ole, aga meil on hilisemad kirjalikud allikad ja suuline pärimus. Nüüd
olukord ongi selline, et kuigi meil need on, hakkasid roomlased oma ajalugu kirja panema umbes 500 aastat hiljem, kui riik ise või linn ise loodi. Ja esimesed teosed, mis siis kusagil 3. sajandil enne Kristust hakkasid tekkima, olid enamasti olidki kreekakeelsed. Nad olid suunatud kreeklastest lugejaskonnale, et just teha neile arusaadavaks, kuidas Rooma on tõusnud üheks domineerivaks jõuks Vahemerel, kuidas see on suhestub Kreeka kultuuriga ja kuidas siis hakata ennast siis kehtestama kui ühe tsiviliseeritud rahvana Vahemerel kreeklaste kõrval. Peamised teosed, mis seda varasest perioodi kirjeldavad, ongi siis kirja pandud veel hiljem, seal esimese sajandi lõpus enne Kristust. 3 peamist teost on siis Liiviuse linna asutamisest, Dionysius Halikarnassose Rooma ajalugu ja siis Vergiliuse eepos Aeneis. Siis esimesed 2 on siis ajaloolised teosed, mis kirjutati varasemate analistlike teoste põhjal. Need autorid viitavad sageli, kelle põhjal nad on oma teoseid kokku pannud. Vahest antakse paralleelselt versioonid sellest, mida üks või teine autor on rääkinud kindlast arengust. Dionysius üritas seda väga selgelt, Dionysius, kes oli kreeklane, üritas seda väga selgelt kirjutada sellise nurga alt, et ta oleks arusaadav kreeklastele, ta seal toob välja erinevaid termineid, kuidas Rooma riik, Rooma kuningriigi erinevad institutsioonid, erinevad ametid olid paralleelsed sellega, mis olid tuttavad kreeklastele nende enda kultuurist. Et selline väga selgelt üritati luua arusaadav pilt oma lugejatele sellest, mis oli varasemalt juhtunud. Et eepos Aeneis ise on siis pigem niisugune ilukirjanduslik teos, väga selgelt kirjutatud varasema suulise pärimuse põhjal. Lugu räägib sellest, kuidas Rooma rahva müütiline esivanem jõudis siis Latiumi maakonda ja antud juhul jällegi on tegu looga, mis oli kujunenud välja mõned sajandid enne seda, kui see kirja pandi, kuid ikkagi oma juurtelt ei ulatu tagasi nii kaugele, et võiks öelda, et ta oli kusagilt sealt 8. sajandist pärineb. Aga jah, kui nüüd hakata siis rääkima, kuidas sellest Rooma linna rajamisest üldse, siis Vergiliuse eepos, mille sisuga Liivius ja Dionysius edasi annavad, siis räägivad sellest, kuidas kangelane Aeneis põgenes Trooja linna hävitamisest, eksles üle Egeuse mere, üle Vahemere, kuni siis lõpuks jõudis oma pikkade rännakutega Latiumi maakonda, kus siis koos oma kaaskonnaga rajas siis esimese linna sinna, ehk siis Laviniumi, mis asub seal, kus see punane nool on. Ja et siis, kui see lugu, Rooma linna rajamise lugu algab siis Laviniumi linnast ja siis rändajate jõudmisest Latiumi maakonda, siis tegu ei ole veel ikkagi veel Rooma linna rajamisega ja siin jutt käib Trooja sõja aegsest perioodist, ehk siis kusagil 12. sajandist enne Kristust. Et siin oli vaja autoritel täita ära 500-aastane lünk sellest, kui lõpuks siis Rooma linn tekkis. Ja siis müüdi järgi
pärast seda, kui Laviniumi linn oli rajatud, siis Aeneise poeg Ascanius rajas järgmise linna, Alba Longa, mis olevat toimunud paarikümne aasta jooksul pärast esimese Laviniumi linna rajamist, mis on selgelt on tegu mütoloogilise looga, sest nii kiiresti oleks võimalik olnud ühel uuel linnal oma kolooniat kuhugi luua, aga Alba Longa siis sai lõppkokkuvõttes palju ju tihedamalt seotuks Rooma linna rajamisega ja kõrvalmärkusena võib öelda, et see Alba Longa ja see Alba järve piirkond on siis ka see koht, kust on leitud erinevaid selle latiini kultuuriga seotud matuse haudasid, mille järgi siis saab öelda, et tegu oli erineva kultuuriga sellest ülejäänud Apeniini kultuurist. Aga Alba Longas siis Aeneise järglased valitsesid järgmised pea 500 aastat. Tegu näib olevat olnud ühe piirkonna keskusega, kuni siis müüdi järgi toimus kohalik võimuvõitlus, kus valitsev kuningas tõugati oma venna poolt troonilt. Troonilt tõugatud kuninga tütar Rea Silvia siis määrati Vesta neitsiks, mis tähendas, et ta oli Vesta jumalanna preestrinna, kellel polnud lubatud lapsi saada. Ehk siis lugu räägib siis võimuvõitlusest ja soovist kõrvaldada üks kuninga liin ja asendada teisega. Müüdi järgi siis Rea Silvia, kuigi ta ikkagi oli eraldatud muust elanikkonnast, jäi väetavalt jumal Marsi poolt rasedaks ja sai kaksikud Romuluse ja Remuse, kes siis olid selgelt ohuks valitsevale kuningale Alba Longa linnas ning müüdi järgi pandi siis Romulus ja Remus korvi ja saadeti mööda Tiberi jõge allavoolu, et siis jõgi lapsed ära tapaks. Nüüd siin kohe tekib küsimus, et kuidas see võimalik sai olla, sest kui me vaatame, et kui Alba Longa asub meil siin, Tiber jookseb põhjast lõunasse, kuidas oli võimalik panna lapsed kusagil üleval jõge korvi, kui linn ise ei ole kusagil jää lähedalgi. Et jälle tegu on selgelt niisuguse müütilise nüansiga, aga lugu ise, et lastes, kes pannakse korvi, saadetakse allavoolu, et nad surma saaksid, imekombel nad jäävad ellu, nad pääsetakse, nad kasvatatakse ülesse ja siis lõpuks hakkavad mõistma oma niisugust kuninglikku olemust. See lugu ise on väga selgelt tegu on niisuguse protomüüdiga, mida me nägime näiteks Moosese loo puhul, Akkadi Sargoni puhul, äkki isegi Pärsia Küürosel oli sama alguslugu. Et siis tegu oli väga selgelt on müüdiga ja täpselt nagu nende müütide järgi asi arenes ka Romuluse ja Remusega. Alba Longa kuninga karjade ülem leidis lapsed sealt jõe kaldalt ülesse. Pärast seda, kui ema hunt oli poisse juba väetavalt mingisuguse aja imetanud ja neid elus hoidnud. Nüüd see karjus siis kasvatas need pojad ülesse, kuni siis erinevate arengute käigus tuli välja, et tegu on Alba Longa kuninga poegadega. Nad siis tõukasid selle võimuhaareja troonilt, panid oma isa võimule tagasi ja pärast seda, kui Alba Longas oli olukord korda seatud, siis liiguti edasi, et asutada oma linn, milleks siis sai Rooma. Asutamine selle omakorda on seotud taaskord müüdiga, kuidas kaks venda
hakkasid linna ehitama, läksid tülli, Romulus tappis Reemuse ning siis pani linnale enda nime järgi, nimetas linna oma enda järgi. Nii, see on siis müütiline taust, mis toimus enne seda, kui Rooma linn isegi oli rajatud. Nüüd, kui seda vaadata seda kohta, kus Rooma linn paikneb ja seda perioodi, kui ta olevat rajatud, siis on selge, et ta oli ühelt poolt oli väga niisuguse mugava koha peal, ta oli erinevate kultuuride piiri peal, ta oli olulise jõe ääres, just oligi, et siis Tiberi jõgi ühendas siis Itaalia keskalasid Türeeni merega ja kui siis vaadata nüüd seda Roomast põhja ja lõunas, siis põhja pool oli välja kujunenud etruski kultuur, mis domineeris Põhja-Itaalias ja Lõuna-Itaalias, siis olid kreeklaste kolooniad, mis siis suuresti mõjutasid üleüldist arengut Apennini poolsaarel ja siis hakkasid mõjutama ka Latiumi maakonna arengut ja latiinide arengut. Ja siis oluline siin Rooma linna kõrval on veel Sabiini rahvas, kes hakkavad ka siis kuningriigi arengus olulist rolli mängima. Et see, kui veel nagu sisse suumides, siis täpselt seal 8. sajandil, kui Rooma linn hakkas kerkima esile, oli siis Tiberi jõest põhjast domineerimas etruskide 12 linna, kelle siis mõjuala laienes läbi järgnevate sajandite ja siis hakkas enda sõlmama ka Rooma linna. Ja siis veel, kui suumida sisse Rooma linna enda juurde, siis linn ise oli asutatud sellise koha peale, et ta oli siin kolme kohal ja kus oli siis väike saarekene Tiberi jõe keskel, mis tegi selle koha väga kergesti ületatavaks ja linn oli siis ka ei kontrolli mitte ainult seda kaubateed mööda Tiberi jõge üles ja alla, vaid ka ta oli niisugune transiidikoht kaubateedel põhja ja lõuna suunas. Et sellele müütilise loo kõrval on ka niisugune väga ratsionaalne lugu, miks selle koha peal oluline linn tekkis ja miks ta sai niisugusele domineerivale positsioonile tõusta. Nii. Nüüd siis, kui rääkida siis sellest Rooma linnast endast. Nüüd Romulus pärast seda, kui ta oli linna rajanud ja oli oma venna tapnud, siis ta sai ka Rooma esimeseks kuningaks ja neid kuningaid pärimuse järgi kokku oli Roomas oma kuningriigi tõusust kuni kuningriigi lõpuni 7. Tegu jälle on niisugune olukorraga, kus on 7 väga pikka aega valitsenud kuningat ja siis tekib küsimus, kas see on realistlik, et nüüd ainult 7 sai olla või on meeles ainult 7 viimast, kes on siis, kellega kaetakse ära kogu kuningriigi periood ja Romulus ise tõenäoliselt oli lihtsalt müütiline tegelane, kes nagu roomlaste müütiline esivanem, kuid allikad, mis meil on ja mis meile räägivad sellest Rooma linnast ja Rooma süsteemi arenemisest, selgelt panevad Romuluse ajalooliseks tegelaseks, kes rajas linna ja lisaks sellele siis ka lõi selle ühiskondliku süsteemi, mis siis Rooma kuningriigis domineerima hakkas. Et siis, enne kui ma selle juurde lähen, siis natukene sellest Rooma ühiskonnast laiemalt üldse, et tegu oli väga selgelt niisugustel kaubateede ristumiskohal paikneva linnaga, kuhu liikus kokku palju erinevaid rahvaid,
pärimuse järgi olevat Romulus ise kutsunud sinna kõiki maituid ja kodutuid ja vabaks lastud orjasid, kes Itaalias ringi liikusid, et siis saada inimjõudu oma linna rajamiseks. Pärimus räägib ka, et olevat olnud mingisugune rahvaste liikumine siis väljaspoolt Itaaliat Itaaliasse kusagil ammusel ajal ja selline väga selgelt ümberkaudsete rahvastega seotud traditsioon oli Rooma linna rajamise juures olemas ja pluss seal ümberkaudsed, pluss siis siin olid veel erinevad ümberkaudsed hõimud, umbrid, sabiinid, volskid, kellest siis traditsiooni järgi sabiinid olid kõige olulisemad. Siis, kes on Rooma linna rajamiseks midagi kuulnud, teavad niisugust seika nagu sabiinitaride röövimine, kui siis Romulus üritas lahendada probleemi, kuidas siis saada oma linna ka naisi, mitte ainult üritada seda linna meestega elus hoida, siis olevat kutsutud naabruses olevat Sabiini kodanikud pidusöögile, kus siis haarati sabiinitarid Rooma meeste poolt enda kätte, Sabiini mehed löödi linnast välja ja naised siis jagati Rooma meeste vahel ära, eesmärgiga, et siis tulevikus lapsi saada. Selle põhjal muidugi Sabiinid ei olnud rahul, Sabiinid läksid enda kuninga juurde, kuningas Titus Statiuse juurde, kurtma, et neid on kehvasti koheldud ja et nüüd on vaja kuidagi asi rahustada. Üle tulemusena siis puhkes esimene sõda Rooma linna ajaloos roomlaste ja sabiinide vahel, kus siis tegu oli tõenäoliselt niisuguse, kui arvata, et see kujutab mingisugust tegelikku sõjalist konflikti, siis oli tegu niisuguse tasavägise lahinguga, kus kumbki pool ei suutnud nagu edu saavutada. Roomlastele olevat tulnud Alba Longast appi veel lisavägi selleks, et suuta sabiinide vastu seista ja lõpuks siis sõda või lahing lõppes puhtalt sellega, et need sabiinitarid, kes olid röövitud, nüüd jooksid sinna kahe armee keskele ja ütlesid, et parem tapke meid, kui et me peaksime vaatama, kuidas meie laste isad ja meie vennad ja isad üksteist tapavad siin. Lõpuks tulemusena siis sõlmiti rahu ja Romulus ja Titus Statius jagasid siis linna valitsemise omavahel ära. Ja siis mingisuguse perioodi jooksul oli Rooma linnal 2 kuningat ja see kahe kuninga süsteemi väljakujunemine oli tulnud sõjalise konflikti tagajärjel. Nüüd, kui hakata vaatama neid armeesid ise, kes tol hetkel siis sõdisid, siis mingisugusest organiseeritud professionaalsest armeest juttu ei saa olla. Tegu oli ikkagi sõjasalkadega, kes siis väga niisugusel võib-olla isikliku au esile tõstmise nimel siis üritasid lahinguväljal silma paista. Ja mille tulemusena siis tekkis niisugune suurem liit 2 erineva rahvuse vahel, kes Latiumi maakonnas siis domineerisid. Niisugune kahe kuninga süsteem muidugi ei kestnud seal kaua, sest Titus Statius olevat surnud enne Romulust ära, pärast mida Romulus sai jälle ainuvalitsejaks Rooma kuningriigis. Ja siis tema ajal siis loodi ka niisugune Rooma esimene valitsemissüsteem, mis jäi kestma küllaltki pikaks ajaks. Ehk siis rahvas või vabad kodanikud, kes seal Rooma linnas elasid, jagati 3 triibuseks
ehk siis Ramnes ja Titius väga selgelt kujutavad nagu roomlasi või nagu Romulust ja Titus Tatiust ja Luceres kohta on pakutud erinevaid versioone, täpselt ei ole teada, mida see võis tähendada, aga see annab aimu, et selle linna rajamise juures oli tõenäoliselt oli tegu 3 erineva niisuguse hõimu kontsentreerumisega, mis siis kodifitseeriti selleks 3 triibuse või 3 hõimu süsteemiks. Nüüd neid hõim ja siis iga triibust hakkasid juhtima tribuunid. Nüüd need triibused omakorda jagati kuuriateks, üks triibus oli 30 kuuriat. Igast triibusest valiti 100 kõige rikkamat ja mõjuvõimsamat liiget kuninga kõrvale nõuandjateks. Ja sõjaolukorras oli siis see uus süsteem oluline sellepärast, et nüüd iga kuuria pidi hakkama välja panema 100 jalaväelast ja 10 ratsaväelast. Ehk siis sõjaolukorras sai Rooma kuningriigi leegion koosneda 3000 jalaväelasest ja 300 ratsaväelasest. Ning siinkohal võib ka märkida, et tol hetkel veel leegion tähistas siis kogu kuningriigi sõjajõudusid kokku, mitte ühte sõjaväelist üksust. Ehk siis üks leegion võis olla jagatud siis väiksemateks üksusteks, olenevalt sellest, kellega oli vaja sõdida. Ja nüüd siis selle algsel ajastul need sõjad, mis Laatia maakonnas toimusid, näivadki kõik olevat olnud sellised hooajalised, enamasti rüüsteretked, roomlaste enda maid käidi rüüstamas, viimas ära kariloomasid ja igasugust erinevat sõjasaaki. Ja samamoodi siis roomlased käisid ümberkaudseid alasid rüüstamas, linnasid piiramas ja isegi kui juttu on linnade vallutamisest, siis ei teki kunagi sellist pilti, et need linnad oleks kuidagi siis lõplikult hävitatud või et nad oleks siis muudetud kuidagi Rooma kuningriigi osaks, et ikkagi tegu oli lihtsalt rüüsteretkedega, olenes lihtsalt sellest, kui suurt sõjasaaki ühel või teisel hetkel saadi. Nüüd nendest 7 kuningast siis eraldi rääkides siis, et nad traditsioonide järgi nad kõik on seotud erinevate arengutega Rooma riigi tekkimise perioodil. Romulus rajas linna, järgmine kuningas lõi siis religioosse süsteemi, kuningas pärast teda hakkas siis viima läbi suuri vallutussõdasid, et tegu on niisuguse väga struktureeritud pildiga, aga selle taga on natukene näha niisugust suuremat arengut ka. Sest kui Romulus esimese kuningana oli latiinide hulgast, siis temale järgnenud Numa Pompilius oli sabiinide hulgast, ehk siis selle rahva hulgas, kelle hulgast oli pärit ka teine Rooma kuningas alguses. Tullus Hostilius oli taaskord latiin, pärast teda oli Sabiin ja viimased 3 kuningat olid kõik etruski päritolu, mis siis annab märku, et kui algselt oli tegu niisuguse 2 rahva vahel kuningavõimu jagamisega, siis etruskide mõjuvõimu laienemisega lõuna suunas, siis näib, et see Rooma linn olevat jäänud ka ise sellise välismõjude kontrolli alla. Aga nüüd et siis Romulus endale järgnenud Numa ei sõdinud, Liiviuse järgi olevat ta pidanud ainult 1 lahingu, kuid Tullus Hostilius siis võttis ette suuremat sorti
rutasin vähekene ette. Võttis ette siis suuremat sorti sõjakäigud ümberkaudsete rahvaste vastu. Tegu oli väga selgelt kuninga, kes tahtis hakata muutma Roomat domineerivaks jõuks Latiumi maakonnas. Väetavalt 30 aastat, kui ta oli võimul, käis pidev sõda ja siis, kui liikuda natukene tagasi kaardi juurde, siis siin ümberkaudsete etruskide linnade vastu, aga samas ka Latiumi enda maakonnas paiknenud linnadega ning näiteks toimus siis tema valitsuse ajal ka Alba Longa vastu suurem sõjakäik, millega siis lõpuks Alba Longa allutati Roomale ja hävitati, mille järgi siis Rooma sai domineerivaks jõuks Latiumi maakonnas. Mis siis kõik annab märku sellele, et tegu oli piirkonna keskse võimuvõitlusega, linnad sõdisid omavahel ja Roomal tekkis erinevate kuningate valitsuse ajal järjest suurem niisugune ettekujutus, et see peaks saama siis domineerivaks linnaks antud rahva hulgas territooriumil. Nüüd, kui Hostilius oli siis sõdadega alustanud, siis sõjad jätkusid ka järgneva kuninga ajal, kus niisugust rahuperioodi naasmist järgmise Sabiini kuninga ajal ei saanud toimuda. Erinevad rahvad olid väga selgelt sõjas nende vastu, aga koos selle erinevate sõdadega siis toimus ka niisugune liikumine, niisugune rahvaste ümbermängimine, mõjusfääride ümbermängimine, mille siis annab märku siis Tarquinius Priscuse pärinemislugu ja siis sellega kaasas käinud see etruskide mõjuvõimu laienemine Itaalias. Et nüüd, kui seni olid kõik kuningad olnud sealt Roomast või Rooma ümbrusest, siis Tarquinius Priscus olevat olnud pärit põhja poolt Tarquini linnast, kus ta kohalikel põhjustel oli pagendusse saadetud ning otsustas siis oma suure rikkusega liikuda Rooma, kus ta siis roomlaste hulgas sai kiiresti populaarseks ja oma populaarsusega lõpuks ka kuningaks valitud. Nüüd jälle selle loo taga tõenäoliselt ongi siis niisugune väga realistlik pilt sellest, kuidas etruskide mõjuvõimu laienemisega toimus ka siis selle nagu Rooma elanikkonna muutus ja siis erinevad jõud hakkasid rohkem ja rohkem domineerima selles piirkonnas. Aga mis siis Tarquinius veel tegi sõjaväe kontekstis, oli, et ta viis läbi järgmise sõjaväelise reformi, ehk siis just sellepärast, et ümberkaudsete hõimudega tuli hakata rohkem ja rohkem sõdima. Sabiinidega näib olevat tekkinud uuesti konflikt ja pluss siis veel Volski hõimudega, kes olid mõlemad mägisel maastikult pärit rahvad, kelle vastu roomlaste endal oli väga keeruline sõdida, kuna need rahvad ei tahtnud siis pidada niisuguseid, kuidas öelda, korrektseid lahinguid, vaid tegu oli niisuguse gerilla sõjapidamisega, et käidi rüüsteretkel ja siis põgeneti uuesti mägedesse tagasi, mis siis ühelt poolt sundis roomlasi hakata oma sõjaväge reformima sammu haavalt, aga siis selle samas siis Priscus olevat ka
kahekordistanud Rooma ratsaväge, mis nagu esmapilgul oli niisugune, ei saanud olla põhjusel, et tegu oli vaja hakata kusagil mägedes sõdima, nii et tegu ratsaväega sa mägedesse ikka ei lähe, kuid see antud juhul võis tegu olla lihtsalt puhtalt olla tegu, kuna see reform võis siis sümboliseerida seda asjaolu, et kui Rooma elanikkond oli siis kasvanud vahepeal, siis oli võimalik hakata oma seda armeed suurendama ja kuna siis Rooma ratsavägi siis niisugusel antiikal üldse oli tegu ikkagi eliitüksustega, siis on näha, et just oli tekkinud juurde niisugust rikkamat elanikkonda, kes suutis tagada endale ratsaväelase varustuse, sai keskenduda sõjalisele treeningule ja sai siis hakata ennast tõstma esile kui niisuguse sõjalise eliidina, ehk siis niisugune priskuse ja tema rikkuse jõudmine etruskide alalt Rooma territooriumile, siis tõenäoliselt siis sümboliseerib niisugust suuremat ühiskondlikku arengut Rooma ühiskonnas ka, mis siis sõjaväelises kontekstis ilmneb ratsaväe reformiga. Nüüd pärast siis Priskust sai võimule Rooma 6. kuningas, kelle puhul oli siis tegu Tarquiniuse poolt lapsendatud isikuga, taaskord tegu oli etruskiga, kelle puhul on siis võimalik jälle näha, et tegu oli väga selgelt ühe sõjasalga juhiga, kes siis sai Roomas domineerivale positsioonile, aga peamiselt millega ta on kuulus, on sellepärast, et tema siis viis läbi selle kuulsa Serviuse reformi, millega siis pandi alus lõpuks sellele professionaalsele Rooma sõjaväele ja sellele riigi siis juhtimiskorrale, mis siis jäi sellele ühiskondlikule korrale, mis siis jäi tegelikult kestma kogu pea Rooma riigi lõpuni siis tegelikult. Aga antud perioodil siis aset leidis, on, et kui senikaua oli tegu olnud väga selgelt niisuguse sõjasalkadel põhinevate väeüksustega, käidi rüüstamas, käidi vara ära kandmas ja lahing oli niisugune võib-olla mitte nii väga organiseeritud süsteemi järgi, siis selle Servius Tulliuse reformiga seostatakse ka seda Phalanxi sõjaväe saabumist Rooma territooriumile, mis siis on seotud nii Itaalias elavate kreeklaste kui etruskidega. Sest Phalanxi lahingusüsteem oma olemuselt tegu oli kreeklaste hulgas tekkinud sõjaväekorraga, kus raske relvastuses oda kandvad jalaväelased siis rivistusid ennast lahinguväljal rivvi, olenevalt, kui pikk oli vaja, seda lahingurivi oli siis 8 meest, vähemalt 8 meest sügav, nii pikk kui vajalik, kilpidega kaitsti kõrval ennast ja siis kaitses ka siis kõrvalseisja paremat külge. Toimus niisugune organiseeritud sõjapidamine 2 professionaalse sõjajõu vahel. Nüüd Rooma olevat niisugune kreeklaste sõjapidamine jõudnud siis mitte läbi kreeklaste, vaid just läbi etruskide, kes olid selle kreeklastelt enne üle võtnud, läbi erinevate kaubandus- ja kultuuriliste suhete, mis sellel oli kreeklastega olnud. Ning nüüd siis populatsiooni kasvades ja Rooma siis linna tugevnedes jõudis niisugune sõjapidamise süsteem
ka Laatimi maakonda. Nüüd see hinnang, et see võiks toimuda aastal 570 on kokkuleppeline, sest niisugust kindlat aega pole võimalik paika panna, millal niisugune uus sõjaväeline süsteem sinna jõudis, sest tegu ikkagi, see tuleb kõike hinnata arheoloogiliste leidude põhjal ja need leidud on enamasti seotud just etruskide territooriumile jäänud aladega, et kust on leidnud erinevaid skulptuure, vaase, varustust, mis siis andis aimu, et tegu oli uue sõjaväelise süsteemi väljakujunemisega. Ja umbes sel perioodil olevat see jõudnud siis ka Rooma. Aga süsteem oma olemuselt nägi välja selline, et kui senikaua oli Rooma sõjavägi koosnenud nagu professionaalsest ratsaväest ja siis nüüd eraldi siis jalaväelastest, kes siis sõdisid niisugusel sõjasalga mudelil, siis uus faalangsi formaat nägi ette, et tegu saab olema kodanikest koosneva armeega ja erinevad väeüksused siis selles Rooma faalangsis hakkasid olema kujunenud nende varandusastmete järgi. Et esmalt siis jagati seal Rooma elanikud linna- ja maapiirkondade triibusteks ning nende põhjal siis loodi omakorda, need elanikud omakorda siis varanduslikeks klassideks ja need varanduslikud klassid siis omakorda jagati ära selliselt, et vastavalt sellele, kui palju rikkust ühel kodanikul oli, tähendas seda, millise varustusega ta pidi sõjaolukorras sõtta saabuma. Ehk siis, et loodi 5 erinevat varandusklassi ja need omakorda jagati vastavalt nende rikkusele niimoodi, et kes pidi tagama ratsaväelase varustuse, raske jalaväelase varustuse, kerge jalaväelase varustuse ja siis lisaks veel 5 varanduslikku klassi, kes ei pidanud otseselt sõjas osalema, sõdima. Ja siis kodanikud ise jagati ära selle põhjal, et vastavalt vanusele, kas nad pidid osalema tegevväes või siis mitte, ning siis olenevalt sellele, olenevalt siis kuninga käsule ja vastavalt olukorrale siis pidid Rooma kodanikud ennast varustama kindla relvastusega ja siis tulema kutse peale sõtta. Nüüd, miks see reform siis veel kord oluline oli seepärast, et selle sama varandusliku klassi põhjal kujunes siis välja ka Rooma kõige olulisem rahvakogu, tsenturiaalsed komiitsid, mis siis hakkasid hilisemalt olema nii peamine siis sõjaväeline kogu kui ka peamine hääletusorgan pärast kuningriigi perioodi. Ja siis pärast seda, pärast Tuljust valitses siis veel viimane Rooma kuningas, kes oma kurjuse poolest olevat olnud nii rahva hulgas vihatud, et ta tõugati troonilt ja Rooma kuningriik asendus Rooma vabariigiga, mille jooksul hakkas siis kujunema jälle uued uus ühiskondlik kord, uus valitsuskord, kiire laienemine ja kõik see. Aga kui siis rääkida nendest Rooma sõjaväelastest veel nagu eraldi pärast seda niisugust arengulist ülevaadet, siis võib-olla esimene asi, mida tuleks siis kohe siia enda jutule vastu öelda, on see, et kui meie allikad annavad meile niisuguse võrdlemisi struktureeritud pildi sellest, kuidas samm-sammu haavalt liiguti sõjasalkadest faalangsini ja siis faalangs omakorda hakkas arenema pärast kuningriigi perioodi
ja arheoloogilised leiud nagu mingil määral kinnitavad seda, siis me ei saa tegelikult kindlalt öelda, kas sellist sorti areng toimus. Sellepärast, et see viimasena räägitud Serviuse reformid on selgelt pikaajalise protsessi tulemus, see ei saanud toimuda ühe kuninga ajal, see on kindlasti dateeritud pikaks reformide kavaks, mis hiljem siis lihtsalt kirjutati ühe kuninga saavutusena kirja. Nüüd millist varustust roomlased kasutasid mingisugusel perioodil ja kuidas see muutus, see on jälle aimatav. On teada, et nad võtsid üle palju kreeklastelt, palju etruskidelt ja sellest tulenevalt siis on üritatud rekonstrueerida, milline siis üks Rooma kuningriigi aegne sõdalane võis välja näha, aga tegu on ikkagi oletustega. Ja siin on näiteks on üks pilt, milline siis võis olla kuningriigi aegne jalaväelane oma odaga, kilbiga, oma turvisega. Nüüd täpselt missugusest perioodist me siis saame rääkida, on väga raske öelda, võib-olla 9. sajandist kuni 5. sajandini pärit rekonstruktsiooniga, võib-olla hilisema perioodiga, kuna just siin, et kui näha siin sellel sõdalasel talle pole antud mõõka. Tal on oda, tal on kilp, tal on kiiver, aga niisugust mõõga kujulist sõdalast seal pole kujutatud, kuigi nüüd need allikad, mis meil nendest sõdadest räägivad, väga selgelt nagu loovad pildi, et Rooma sõduritel oli olemas nii oda, millega nad sõdisid, kui ka mõõk juba seal Rooma 3. kuninga valitsuse ajal, kui nad seal Alba Longat läksid piirama. On seik sõjast, kus just on mõõgad käsil odade kõrval, kuid millal täpselt mõõgad tekkisid Rooma sõjaväkke, me täpselt ei oska öelda. Nüüd need kiivrid ja turvised on väga selgelt loodud Kreeka mudelite põhjal, eriti just Korintosest pärit turvise ja kiivri järgi, kuid millal täpselt need Rooma jõudsid, on väga segane täpselt öelda. Näiteks, mis meil on leitud Roomast põhjas asuvast Etruuriast, on väga selgelt niisugune mitte kõige praktilisema väärtusega teravatipuline kiiver, mis siis võis olla eesmärgiga luua niisugust pilti, et sõjaväelane, sõdalane on suuremat kasvu ja võimsam ja hirmutada vaenlasi, aga samas, kui sa peaksid näiteks mõõgaga võitlema, siis niisuguse kõrge terava tipuga kiiver ei ole kõige kasulikum asi sul lahinguväljal, eriti kui siin pole näha, et oleks kuidagi kindlalt peas püsinud. Nüüd need turvised, mis Rooma sõjaväes kasutusel olid jälle niisuguse kujuga, et meil on mingisugused kirjeldused, meil on siis selle reljeefid Etruuriast, mis loovad pildi, et milline varustus võis kasutusel olla, aga jälle, kuidas see areng toimus ja millistel etappidel on väga keeruline paika panna, sest korraga meil oli niisugune väga paraatturvise moodi turvise pilt, aga siis ka on neid rekonstrueeritud väga kreekalikus pronksturvises ja lisaks veel eraldi need jalakaitsmed, et nüüd täpselt, mis sammude järgi niisugune areng toimus, seda on väga keeruline rekonstrueerida, tõenäoliselt ka võimatu, kuid see areng toimus tõenäoliselt nagu sammu haava, liiguti järjest rohkem ja rohkem niisuguse Kreeka stiili struktureeritud sõjaväesüsteemi poole, millest siis nagu erinevad
seegad allikate siis ka märku annavad, ehk siis kõik lood, mis räägivad sellest Rooma võimu siis nagu algusfaasidest, siis meile luuakse küll pilt, et Roomal oli kuningas, kuningal oli oma kaaskond, sellest kaaskonnast loodi sõjasalg, selle sõjasalga kõrval oli ratsavägi, kes oli professionaalsem kui see ülejäänud sõjaväeline seltskond ja sõtta mindi alati kuninga juhtimisel ja oli tegu lahingutega sõjavägi sõjaväe vastu. Aga nüüd need lood, mis nagu kirjeldavad neid sõdasid seal kontekstis, toovad samas ka välja, et lisaks sellele, et tegu oli ühe kuningaga, kes kontrollis kõik oma neid vägesid, need räägivad ka niisugustest suguvõsade eesvõttel peetud sõdadest just siin piiriäärsete linnade vastu, kus kuningas andis loa, et üks siis eliidi perekond, üks aristokraadi perekond võis hakata pidama erasõda ta mingisuguse Rooma vastase vastu. Nüüd see Rooma ratsavägi, keda kirjeldatakse allikates kui funktsioneerivat ratsaväge, kes siis kas lõi lahinguväljal oma vastaseid või löödi ise taganema, siis seal tekib muidugi tekkinud küsimus, et kas see ratsavägi sai olla sellisel kujul eksisteeriv, võtta arvesse, milline oli see Rooma nagu ratsaväelaste varustuse kvaliteet hilisemal perioodilgi, kui neil polnud jaluseid, neil polnud korralikku sadulat, neil niisugune hobuse seljas püsimine oli väga keeruline, et tegu või selle olla olukorraga, mis oli tuttav siis nagu varasemast Kreeka kultuurist, et hobusega mindi lahinguväljale, lahinguväljal tuldi hobuse seljast maha ja siis sõjategevus siis käis ikkagi jalaväelasena, aga see ratsaväelased siis kujutasid mingisugust nagu professionaalset sõjaväge, kes oli sõjaväeüksus, kes oli välja treenitud palju paremal kujul kui see tavaline lahingusalk. Antud olukorras siis võiks nagu hakata seda seostama ka selle Tarquinius Priscuse ratsaväe reformiga, et kui ta suurendas oma ratsaväge, siis ta võis olla suurendanud just niisugust professionaalset sõjaväge, mitte ainult ratsaväge ennast, vaid just jalaväe mõistes. Nüüd lood, et meil on sõjad armee vastu, ei näi ka alati paika pidavat, sest kui käis sõda Alba Longa vastu Rooma 3. kuninga ajal, siis just see linn alistati sellise lahingu tulemusena, kus oli tegu väga selgelt nagu eestvõitlejate vahelise duelliga, kus mõlemad linnad panid välja kolm võitlejat, kes võitlesid 3-3 vastu. Nende relvastuse hulka oli kilp, mõõk, oda, kiiver, ehk siis jälle varasest ajast on nagu märke niisugusest nagu individuaalvõitlusest ja erinevate relvadega toimunud individuaalvõitlusest, et jälle viitab sellele, et ei olnud tegu niisuguse ühe väejuhi poolt organiseeritud sõjakäikudega. Samas ka just see Tarquinius Priscuse liikumine Rooma territooriumile ja siis erinevate Rooma perekondade just niisugune saabumine sinna Laatiumi maakonda, et hilisemast ajast tuntud Juliused ja tõenäoliselt just olid Claudiused ka, oli need, kes saabusid sinna väljaspoolt, aga samas jälle see pilt, mis meile luuakse, on umbes selline, et need hõimud Itaalias liikusidki ringi võrdlemisi aktiivselt, liiguti ühe linnriigi territooriumilt teise linnriigi territooriumile, kui siis korraks anti ennast ühe kuninga siis nagu teenistusse,
kelle juhtimisel aeg-ajalt käis sõjapidamine tema juhtimisel ümberkaudsete rahvaste vastu, vahest tehti seda sõjapidamist siis nagu ühe selle hõimu või suguvõsa enda kontekstis ja need erinevad rahvad või perekonnad ei pruukinud alati jääda sinna ühe linnriigi territooriumile, vaid liikuda jälle edasi ja hiljem tagasi selle sama piirkonda, kus nad algselt olid siis teele asunud. Et see niisugune ilus struktureeritud pilt, mida meile antakse allikatest, ei ühti väga sellega, mida need allikad loovad meile pildi, nagu asi oleks käinud ühtemoodi, aga need allikad on täis erinevaid nüansse ja viiteid sellele, et see sõjapidamine oli palju kuidagi voolavam, ta ei olnud nii kindlalt ühe valitseja kontrolli all ja see kontrolli kehtestamine siis ühe selle maakonna ülegi oli võrdlemisi keeruline, just sellepärast, et sul ei saanud tekkida niisugust kindlat tuumikut inimpopulatsiooni, millele võib-olla seda eliidi populatsiooni, millele alati tugineda. See ongi, et kui me seda kaarti vaatame, siis selle pea 300 aasta jooksul, kui Rooma seal kasvas ja sõdis ja üritas ennast domineerivaks jõuks luua, siis lõppkokkuvõttes ikkagi saadi enda kontrolli alla ainult see väike üks maakond sellest Itaalia või Apeniini poolsaarest ning niisugune efektiivne, kiire laienemine hakkas toimuma alles hilisemalt, kui oli loodud niisugune kindel võimustruktuur, kus oli olemas kodanike roll, eliidi roll, valitsus või erinevate nende riigijuhtide positsioon, nende armeede nagu kokkupanemisel ja nende lahingusse viimisel, et niisugune efektiivne areng Rooma sõjaväes, kui sai hakata tekkima tõepoolest tõesti alles pärast kuningriigi lõppu. Ja just see Serviuse reformid, kuna tõenäoliselt ongi tegu pikaajalise protsessiga, ulatusid ka sinna kuningriigi järgsesse perioodi ja võimaldasid niisugust kiiret arengut, kiiret liikumist. Aga kõigest sellest järgnevast Rooma sõjaväest ja sellest vallutussõdadest ma räägin järgmine kord.